Aga me jätkame tänast saadet sumomaadlusega ja oleme palunud siis stuudiosse Eesti Sumoliidu peasekretäri Riho Rannikmaa. Tere! Tere! Konnichiwa on vist õige öelda. Konnichiwa. Jah, on. Aga Riho, teeks ühe asja kõigepealt kohe klaariks ära, et kumb siis õige on, kas Baruto või nii nagu teine pool Eestist häärdab Parto? No Parto on õige hääldada, aga see, kas eestlased hääldavad, kui ütlevad Baruto, ei ole ka mitte midagi hirmsat, sest kirjapilt on selline ja kuidas me täna, ma arvan, meil tuleb ka täna siin välja jutus kord Baruto ja kord Parto. Nii et annad andeks, kui me vahepeal ütleme Baruto. Aga kuidas ikkagi on võimalik, et pisikesest Eestist jõuab suur mees Jaapanisse, et me täna räägime väga palju sumost üldiselt, aga alustaks kohe Barutost, kes siis tõepoolest ongi pisikesest Eestist tulnud ja jõudnud maailma absoluutsesse tippu? See sumo epopöa Eestis algas 1994. aastal. See kõik on enne eeltöö, et see asi ükskord nii kaugele jõudis 2004, et need noormehed, 2 noormeest esialgu Jaapanisse profideks läksid. Miks see üks mees maalt tagasi tuli? No ta ei pidanud vastu ja pool aastat oli seal esimene turniir, ta võistles päris edukalt, kusjuures nad läksid omavahel kokku ja küll Kaido selle võitis, aga mõlemad nad said järgmisse liigasse edasi, aga ei pidanud sellele pingele vastu ja tuli sealt tulema. Nii et võib öelda, et tegelikult, et vastu pidada Jaapanis sumomaadlejana peab olema tõsiselt iseloomu? No selge, see on esimene asi. Et just see Kaido iseloom on teda viinud sinna ja see püsivus, kus ta praegu on. No kui Barutost veel rääkida, siis praegu on olukord selline, kus ta on tegelikult Oseki, aga pole välistatud, et pärast järgmist turniiri võib temast saada Yokozuna, aga klaariks selle asjaga kohe ära, et juhul, kui ta nüüd Yokozunana saab piisavalt kaotusi, siis tuleb tal errumine, aga see tähendab seda, et Baruto peab lõpetama karjääri. Jah, täpselt nii on ja praegu ta ei ole lihtsalt Oseki, ta on Tsunatori. See on siis Yokozuna kandidaat, see on juba tavalisest Osekist kraad kõrgem aste veel. Ja kui ta siis nüüd märtsi turniiril saavutab turniiri võidu või võrdsete võitudega teise koha turniiril, siis kuulutatakse ta Yokozunaks. Milline üldse on õige aeg näiteks sumoga alustamiseks? Ma tean, et Baruto tegi enne korvpalli pikalt ja teie trenni Vinisse ta tuli 15-aastasena. Et kus võib öelda, et ta alustas ikkagi suhteliselt hilja selle alaga, et ta tegi veel enne judot ja sealgi võitis Eesti meistrivõistlustel medaleid. No nii ei saa öelda, et ta enne judot tegi, kui ta tuli meie Sakura klubis, me teeme nii judot kui sumot paralleelselt, nii et ja ta oli 10. klassi poiss, kui ta tuli treeningule. Ja õige pea oli näha, et tal ei olnud Vinnis enam kellegiga trenni teha, tal ei olnud väärilisi partnereid nii kaalu poolest, just eriti kaalu poolest ja sai ta suunatud Audentesesse, kus ta siis treenis seal Haava Põhjala juhendamisel, kes ka on minu õpilane. Ja siis oli Indrek Bertelsoni treeningpartneriks, kus ta sai siis ka väga sellise paraja mafia kooli, mis ta laitas ka Jaapanis, siis hiljem üle elada neid raskuseid. Et kerge ei olnud Ausenteses ja kerge ei olnud Jaapanis, aga lõpuks ta on jõudnud sinna, kus ta on. Aga kui rääkida nüüd üldiselt, et kui kõva tegija Baruto ikkagi Jaapanis on, et Jaapanis elab peaaegu 130 miljonit inimest, kas siis Barutot teavad sisuliselt kõik üle 100 miljoni? Praegu küll praktiliselt ma ei kujuta ette jaapanlast, kes ei teaks, sest see turniirivõit ja see melu on veel suurem kui siis, kui ta Osekiks sai. Nii et praegu mina ei kujuta ette, et ükski jaapanlane ei tea, kes on Baruto. Kas tähendab seda, et kõik meedia, kõik lehed on temast iga päev kirjutavad ja nii edasi? Loomulikult, sest ega ju Jaapani kõige tähtsam telekanal NHK tulid ju Vinni ekstra seda tegema saadet, kuidas siis mina vaatan sellest live'ist Kaido matši ja kuidas ma siis rõõmustan, kui ta võidab ja see oli jaapanlaste jaoks suur sündmus, et seda näidati Jaapani televisioonis. Et
aga kui rääkida veel, ütleme, sumost väljaspool Jaapanit, näiteks Euroopas, et siin mõne aasta eest käis Eestis Euroopa Sumoliidu president Sergei Koropko, kellega ka pikalt sai vesteldud ja siis ta rääkis, et ka Euroopas ikkagi sumo on järjest populaarsemaks minemas ja või õigemini juba on ka populaarne. Et kas see tõus on, ütleme, siin viimastel aastatel jätkunud ja kuidas hinnata ja võrrelda neid sumoturniire, mis toimuvad ikkagi Jaapanis ja siin, ütleme, Euroopas? No amatööride sumo ja siis profisumo, need on kaks, võib öelda, et ise asja, kuigi määrused on ühesugused, võit ja kaotus selgitakse täpselt ühtemoodi. Ainult, et profisumos on neid rituaale rohkem. Ja sumo on Euroopas väga populaarne, sest praegu 33 riiki Euroopast kuuluvad Euroopa Sumoliitu. Kuigi Euroopa Sumoliidus on väga rasked ja segased ajad ja kui see nüüd ükskord saab ära klaaritud, siis Euroopa sumo läheb jälle oma rada edasi. On üks Hollandi mees, kes on väga palju pahandust teinud Euroopa sumole. Aga on loota, et selle aasta mais, kui tuleb kongress, et siis saab asi ühele poole. Ja Euroopa sumo on muidugi Jaapan ja siis Euroopa ja jaapanlased eurooplastest alati jagu ei saa, nii et just Venemaa on väga tugev. No me näeme siin tegelikult pildis ka, kuidas naised maadlevad, et kuidas on, ma tean, et ka Eestis on üks väga tubli naine Epp Mäe, kes on tegelikult täiesti muljetavaldavate tulemustega naisterahvas. Jah, Eestis on mitu tublit naist, aga kõige tublim on muidugi Epp Mäe, kes on täiesti sumo ja judo põhjaga ja praegu valmistub olümpiamängudest naiste maadluses. Ja tema tippsaavutus, siis ta oli 18-aastane neiu, kes võitis maailmamängudel esikoha kehakaalus kuni 80 kilogrammi. Ja sellest praktiliselt keegi midagi ei tea, aga maailmamängud on ju mitte olümpiaalade olümpiamängud. Nii et üks olümpiakuld on Epul võib öelda taskus juba ja siin selle pildi peal on näha, kuidas ta sõidab pedestaalil esimesel astmel ja temaga ühel pool on jaapanlanna ja teisel pool on ukrainlanna ja see ukrainlanna 2 kuud enne see maailmamänge tuli judos maailmameistrivõistluse lõbepedalile. Kas võib öelda, et nüüd tänu Kaidole meil on sumo populaarsus Eestis kõvasti kasvanud, et kas lapsed tulevad näiteks trenni rohkem just sumo peale või ikkagi on see judo sumo kõik nii koos, et üks põhi alla? No on judo sumo on koos ja siis maadlusklubid on samuti, et tehakse maadlust ja sumot. Praegu Eesti Sumoliitu kuulub 13 klubi ja see on umbes pooled on siis judoklubid, pooled on maadlusklubid, kus tehakse asja paralleelselt. Ja ma ei kujuta ette seni, kuni sumo pole olümpiaala, et see teisiti oleks üldse mõelda. Miks sumo ei ole olümpiaala? No veel ei ole, aga loodetavasti kunagi saab, sest ta on väga atraktiivne ja teleala minu meelest number 1. Ükski maadlusliik ei ole niivõrd telesõbralik nagu sumo minu meelest. Juan Antonio Samarants vist ütles selle kohta seda, et tegelikult kuna naiste sumo tuli alles nüüd, et naiste sumo alguses ei olnud, et sellepärast ei tahetud teda olümpiaalaks võtta, eks? See naiste sumo tuligi nende Samarantsi sõnade peale ausalt öeldes, sest jaapanlased olid kogu aeg, Jaapanis naised tegid, aga ei olnud see asi seal eriti nii, ei arendatud seda. Ja peale seda, kui Samarants ütles Rahvusvahelise Sumoföderatsiooni presidendile, et kui te soovite, et sumost saaks olümpiaala, siis te peate hoolt kandma, et mõlemast soost inimesed saaksid selle alaga tegeleda. Niimoodi mitte naistest ta ei rääkinud midagi otseselt. Ja siis võtski Rahvusvaheline Föderatsioon hakkas pidama maailmameistrivõistlused ka naistele ja Euroopa meistrivõistlused naistele juba on hulka aega, nii et nii see asi läks. No tegelikult Eesti sumo ajalugu on üllatavalt pikk, et kellel selle vastu huvi, siis Eesti Sumoliidu kodulehel on võimalik päris põhjalikult sellega tutvuda, aga seal on üks oluline märksõna on see, et tegelikult esimesed sellise väljaspoolt Jaapanit toimunud sellised juunioride maailmameistrivõistlused, eks, toimusid Eestis. Kuidas see täpselt aset leidis? No see leidis üldse, ma ütlesin, 94 olid esimesed meil nii-öelda sumoga kokkupuuted Eestil. Aga 99 Eestis korraldati 5. Euroopa meistrivõistlused
ja siin seda Euroopa meistrivõistlust olid vaatamas ka Jaapani delegatsioon ja kes hindas selle võistluse läbiviimist kõrgel tasemel olevaks ja siis Jaapanis 2000. aastal oli Rahvusvahelise Föderatsiooni kongress, kus tehti ettepanek Eestile, et siis olid nende plaanid 2004, et korraldatakse esimesed võistlused väljaspool Jaapanit, et kas Eesti ei tahaks seda enda peale võtta, kuna see Kohtla-Järve oli väga hästi organiseeritud. Ja siis jäimegi nõusse, aga 2004 seal asjad vahepeal muutusid, nii et see 2004 liikus 2006. aasta peale. Ja see võistlus meil õnnestus väga hästi ja 2008 oli Rakveres juba suur maailmameistrivõistlus, kus võistlesid nii juuniorid kui täiskasvanud, nii naised kui mehed. Nii et ühe korraga sai 4 maailmameistrivõistlust ära peetud. Aga olümpiamängudel, ütleme, kui sumo saakski olümpiaalaks, siis kas praegused Osekid, Yokozunad, kas nemad tohiks osa võtta sellest üldse? Kuidas jaapanlased sellesse suhtuvad? No seda on nüüd praegu väga raske öelda, millised otsused vastu võetakse sel juhul, kui sumost olümpiaala saab. Sest kui võtta paralleeli hookiga, siis nad peaksid kõik saama ja olenevata sellest, kas proff või mitte proff. Aga jalgpallis näiteks on piirangud, kus kõik profid ei saa kaasa teha. Nii et see oleneb jälle täiesti olümpiakomitee. Ehk siis oleneb alaliidust põhimõtteliselt, alaliidust ja just olümpiakomitee nendest tegelastest. Selge pilt, aga igal juhul sumo üldisest kontseptsioonist ja kõigest me oleme juba päris palju rääkinud, aga kui rääkida lõpus veel konkreetselt Baruto nagu selle hooaja juba sellest turniirist, mis oli ja nendest 5, mis seal tulevad suurturniiridest, et millised siis on võib-olla, mis on see Baruto nagu see eduvõti olnud sellel eelmisel turniiril ja kõik me loodame, et ta sel hooajal siis saabki selleks Yokozunaks? No enesekindluse kasv, see on nagu esimene asi, et ta tõesti tundis ennast kindlalt ja siis õnnestus vigu vältida, sest nendel varasematel turniiridel eelmine aasta oli tal ka edukas, väga edukas, normaalne aasta. Oseki tasemel oli ta kogu aeg, aga ikka tuli mõnele sellisele mehele kaotus, kellel ei oleks tohtinud kaotada. Ja seekord ta suutis seda vältida, kuigi esimesed matsid olid ka nii kobamisi, et peaaegu nagu juba hakkas kiskuma sinna poole, et läheb välja, aga suutis ennast koguda, kokku võtta ja realiseerida ennast täielikult. Nii et selle viimase turniiri kohta ma küsiks, et miks siis tuli viimasel päeval kaotus Akuhole, et kas see oli nagu pingelangus, esimene turniiri võit, keskendumine kadunud või? Kindlasti, sest see, mina oleks tituleerinud Kaido üliinimeseks, kui ta selle matši oleks võitnud. Sest et see, kui ta 2 päeva enne lõppu juba oli turniiri võidu endale kindlustunud, siis oli selline melu tema ümber, et seda on raske ette kujutada, mis seal kõik toimus. Televisioon ja ajakirjanikud ja kõik olid tal kogu aeg sabas ja selliste tingimuste juures keskenduda sellele matšile. Ema tuli veel viimaseks päevaks sinna külla ja siis abikaasa oli tribüüni peal. Tavaliselt seda kunagi ei ole, naine tal võistlusid vaatab televiisorist ja võistluspaigas ei ole kunagi. Need olid seal saalis ja kõik see mõjus, nii et lõppude lõpuks oli Hakuale seda võitu palju rohkem vaja kui temale. Tema oli turniiri kindlustanud endale võidu, aga Haku oleks veel ühe kaotuse saanud. Siis oleks ta jäänud, praegu ta jäi üldarvestusest nagu teiseks. Sai Junjušo ja kõik on jälle Yokozunale kohane. Aga kui ta oleks kukkunud veel allapoole, siis oleks tal läinud juba üks esimene miinuskirja, et see Yokozuna komitee oleks hakanud vaatama, et seda ükskord erru saata, kui veel paar korda niimoodi ja ongi erru saatmine, nii et Yokozunal on väga raske, tema ei saa kukkuda mujale kui üldse väljaõigust. No seal tõepoolest naine ja ema olid ka seal ja me nägime tegelikult, et Baruto on tegelikult väga emotsionaalne mees, et intervjuu ajal isegi tulid pisarad välja. No ega see nali ole seal 10 000 pealtvaatajat ja kõik seal selle auditooriumi sees. Ma üldse ei imesta. Aga oleks olnud võimas, kui oleks olnud 15-0, viimasel päeval alistad veel Yokozuna, et tal ju on ka enne olnud skoor 14-1 ja ka siis kaotas ta Hakuhole, et see oleks olnud lihtsalt niivõrd võimas, ma arvan. No võimas loomulikult oleks olnud, aga jah,
et selles olukorras, nagu seal oli, keskenduda ja just Hakuva vastu, kes on tõesti kõrgema klassiga mees, no ei õnnestunud ja ma üldse ei imesta, et see ei läinud tal seekord välja. Aga järgmine turniir on juba Osakas ja märtsikuus ja kuidas on, kas näed sa nüüd siis seda tohutut potentsiaali, et ta võiks selle turniiri ära võita? Kui ta suudab sama kindlalt võidelda ja maadelda, nagu ta nüüd praegu Tokyos, siis ma ei näe varianti. Aga spordis on väga suur roll tänapäeval ka rahal. Kas selle turniirivõiduga või tänu sellele nüüd Barutol on elu lõpuni ladus elu? Noh, see ta Osekina oli tema palk ka nii kõrge, et ta peaks olema juba elu lõpuni kindlustatud. Selle võiduga ta sai 10 000 jeeni, mis on natuke üle 100 000 euro, 10 miljonit jeeni. Ja siis see raha tema jaoks praegu küll number ei tohiks olla. Ta päris alguses juba ta ütles, et mind ei huvita see raha. Ma tahan, et jaapanlased mind austaks ja kaardaks.